Ja järgmisena palun siia esinema Arne Adleri. Ta on mees, kes on aidanud päris mitmed meie tippsportlasi juba tubli 15-16 aastat. Ja just psühholoogia vallas. Täpselt nagu Tõnugi siin enne ütles, et see on oluline. Minu kord, jah? Tere, lugupeetud akadeemia president ja akadeemikud. See vesinemine tekkis suht viimase minuti, kui Mehis helistas ja küsis, kas sa tuled osalema. Ja siis me natuke rääkisime ja ma jõudsin arusaamisele, et ma võiks natuke rääkida meelest ja spordist. Meelest spordis. Ja see alguse kohta on tegelikult see, et ma jagaksin võib-olla selle esimese koha, kus kohas see sport sellisel kujul, et meelest rääkida minu ellu tuli, et mingil hetkel istusime Mehisega tema kabinetis, see oli veel seal, kus Jakobis, jah? Oli seal asja nimi, kus siis Mehis jutu sees küsib, et mis sa arvad, mis seal seina peale kirjutatud on. Üks arv oli, mingisugune 12, mina ei mäleta rohkem. Ja no, sa ka mäletad, jah? Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea. Ja Mehis ütles mulle, et tead, selle tulemusega saab 100 meetri tõkkejooksus, jah? Pekingis finaali. Siis mõtlesin, sport on nii lihtne. Saab prognoosida väga täpselt, kuidas see käib. Ja järgmisel hetkel tabas mind see, mis siis tegelikult neid tõsiselt rabas, on see, et okei, palju oli 2 sekundit oli juurde saada või 1,5 või? Mingisugune kogus sekundid oli vaja juurde saada, et tegelikult see tulemus saavutad ja sel hetkel ma sain aru, et milline ennast salgav, ennast unustav töö seisab ees. Ma tea, 2 aastat oli Pekingini sel hetkel või mis seal oli. Et see rabas mind täiesti põhjalikult, et ma mõnes mõttes istusin seal jõuetult. Ma ei tea, kas Mehis märkas seda, aga see oli see minu emotsioon selles kohas. Et sealt seda spordi osa niimoodi minu ellu tulnud, et ma tavaliselt olen rohkem konsultatsioonimaailmas, täna coaching ja mentorlus toimetan. Ja teine mõte, mis ma siin hakatuseks jagan, on see, et ühe suure korporatsiooni personalijuht, kui me rääkisime mingisugust koostööprojekti läbi, siis ütles, et tead, ma olen hokit mänginud Rootsis. Ma mäletan mitmendas liigis, aga ütles, et tead, et spordis on üks asi lihtne. Teed 7 päeva nädalas trenni ja võib-olla 1 korra nädalas võistled, hokimängud on see umbes kord nädalas on, sel ajal oli. Et lihtne, pingutad ja näitad tulemust. Aga siin äris, organisatsioonis on elu vastupidi. Iga päev jookseme, aga ei ole pausi ja trenni teha ja mõtelda, mis me teeme. Et siis sealt on nagu see koht, et mis ma ikka edasi pikalt juhatan, lähme siis sinna meele juurde lähemale, sest et kuidas? Sündmused edenevad. Andeks, ma panin oma paberid selle peale. Et lihtne on ju härjast rääkida, aga kui me peame minema sinna areenile, selle härjaga tõtt vaatama, on seis hoopis teistsugune. Ja sellepärast vaataksin natukene seda meeleasja lähemalt. Ja ma alustan sellest kohast, et vaataks, mis asi võiks elu olla. Elu sisaldab endas kõike. Materiaalsust ja vaimsust, reaalsust ja näivust, mitmekülgsust ja ühtsust, tegevust ja passiivsust, terviklikkust ja fragmentaarsust, imet ja seaduspärasust, vabadust ja seadust, tõde ja vale, korda ja kaost, omandit ja ühiskondlikkust, algust ja lõppu, igavikku ja ajalikku, kuldset keskmist ja palju äärmusi, lihtsust ja keerulist, head ja kurja, tervist ja haigust. Sai vist päris intensiivne juba, jah? Mismoodi see spordiga seotud on? Sport on nagu elu. Lähed võistlustele, on algus ja on lõpp. Ja kõik see, mis ma praegu rääkisin, peab siin ära mahtuma. Kui me räägime elust endast, siis eks te ise kogete, et aeg-ajalt on elus perioode, kus kõike seda ei taha. Paljudel on seda liiga palju, intensiivsus on suur. Mõtlen sportlaste peale, kes peavad kõik selle panema mingisuguse ajaühikusse. Korvpallis 4 korda 10 minutit, olümpial sõudmises palju oli 5,5 minutit, jah? Et võime neid näiteid palju tuua, et see kõik on selles hetkes seal sees olemas. Ja selleks, et see kõik välja tuleb ja aru see, kus see intensiivsus on, siis kehaga on lihtne, pulss läheb üles, jah?
Aga kuidas vaimuga on? Eks see vaim hakkab tõrkuma mingil hetkel, veidrusi tegema. Seda me oskame ka märgata väga sageli. Ja niimoodi ta on siis, et kõik see, mis spordis toimub, on füüsiline, keemiline, bioloogiline, asjakohaste seadustega. Ja ma tahaks öelda, et üks väga oluline asi, mis kaduma ei läheks, et kui me vaatame sporti telekast, staadionil, koha peal, et ühest küljest on see nii ilmne, tulemused peavad ju tulema. Inimesed on töötanud, pingutanud, aga teisest küljest ma arvan, et see on hästi oluline, on see, et see on ka uskumatu, et need asjad tulevad. Et need asjad ei läheks meil sassi, et ilmne ja uskumatu samal ajal koos. Spordi puhul, sellega ma räägin ühe loo siin, et üks ajakirjanik on kirjutanud lühikese essee, mitte Eestist, ja ta kirjutab sellest, et on ilus selline sügisepoolne aeg, kus juba on esimesed külmad ja õhtu on vaba ja otsustab minna oma 5-aastase pojaga jalutama. Lähevad ja seletab, et need on linnud ja seal on taevas ja seal on kuu ja seal on tähed. Siin on juba natukene jääd, siin saab liugu lasta. Ja vedavad niimoodi pojaga paar tundi pargis, läheb koju tagasi, mõtleb, küll ma olin hea papa. Aga tagasi teel hakkab aru saama, et tegelikult poeg näitas talle kõike seda. Ja ma tahan, et see ei läheks kaduma spordis. Eriti siis, kui on treeneri rollid mängus ja nii edasi. Spordi puhul tuleb rääkida veel väga tähtsast asjast. Et üldiselt on niimoodi, et tähega kirjeldatud seadus ei puuduta väga, aga numbriga öeldud seadus on päris karm. Kas on liikluseeskirja rikkunud, et trahv välja kirjutatakse, on tunda natuke, et on valus. Ja kui on oomitlus tehakse, siis küll on hea ja jätan meelde. Spordis on see sama määr, number alati olemas. Kas ajas mõõdetud, ruumis mõõdetud või siis järjestuses kuskil selles pedestali peal. Alati olemas, mõõdetud. Ja mida sportlane teeb? Ta teeb maksimaalse soorituse valitud või määratud hetkel. Mis on hetk? Hetk võiks olla midagi sellist, kus kõige lihtsam on käega näidata, et aeg kulgeb ja meil on kogu aeg vastas tundmatu, teadmata. Ja mida lähemal oleme selles kohas, kus kohas aeg ja see tundmatu kohtub, siis seal oleme hetkes. Pärast seda on meil ajalugu. Ja võib-olla hetke, on hea tuua selline näide, kus siis tätta laulab hetkest näiteks. On olemas tükk lauldal nagu ilus hetk. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa, silmad pilus. Ja see oli väga ilus. Või siis Goethe, Faust. On meil ka öeldud hetke kohta, et on ilus hetk viibi, viibi veel. Kuidas sinna hetke jõuda? Pikk ettevalmistus füüsilises, tehnilises ja psüühikas. Ja keegi võib küsida midagi kokku, siis mulle meeldib rääkida meeles selle koha peal. Et meel on terve inimene, terviklik. Ja ma kasutan siin mitte enda sõnu, vaid Ene Vainik, töötab Keele instituudis, on pannud ritta siis, mis on meel. Kui püüda defineerida meelt, võiks öelda, et see on kujutletav organ meie peas. Sellest, mille tarbeks eestlaste esivanemad lõid sellise mõiste, nagu meel, annab lähemalt aimu keel ja sellest talletanud püsiväljendid. Mulle selle koha eesti keel meeldib väga. Kõigepealt on meelt vaja selleks, et olla täie teadmise juures, meele märkusele tulema. Samas on meel meie naudingu kompass, mis ütleb, kas miski on vastumeelt või meelepärane. Selleks, et meeldivat ja ebameeldivat täpselt eristada, neid nüansse tajuda, on meil antud 5 meeleelundit. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et kuidas see on, siis mis te arvate, milline meeleelund kõige suurem on? Nahk. Nahk on üle kogu minu keha. Et see võiks olla ka kinnitus sellest, miks ma saan rääkida inimesest kui meelest. Lisaks kannab meel meie tundeseisundeid. Me hindame, kas meel on kurb või rõõmus
ja milline on täpselt meeleolu. Teisest küljest on meil justkui mahuti, kus me talletame mälestusi, kogemusi ja kavatsusi. Meelde jätma, meeles pidama, meeles hoidma, meelest ära minema. Samas, kui meel aitab teha ratsionaalseid otsuseid ja kujundada ka meie arvamusi. Mis meelt sa selles küsimuses oled? Küsime üksteiselt. Vahest oleme ühel meelel ja teinekord mitte. Neid, keda mõistus alt veab, nimetame nõdrameelseks. Teisi aga, kellel moraal nõrk, mõistame meelt parandama. Sportlaste puhul tuleks rääkida veel ühest asjast, sihikindlast. Me ütleme kindlameelne. Okei, võiks nagu kokku lugeda, mis see meel on, millega ta meil tegeleb. Teadvus, taju, tunded, mälu, arutlemine, arvamused, moraal. Piltlikult võib öelda, et Eesti meel on otse kui kombain, mis teeb kõike. Lõikab, koristab, sorteerib, töötleb, talletab, teostab. Eks igaüks võib ise edasi jätkata. Ja sellel teel, et kuidas seda siis meelt treenida, ma korraks kasutan tahvlit, et üht paari asja illustreerida. Hopsti. Algus on lihtne. Me oleme mingis punktis, paneme endale ülesande eesmärgi ja läheme teele. Enamasti see teekond on siis kujutlustes selline, et valime mingi meetodi, tehnoloogia ja lähme. Nüüd, kui me räägime meelest, siis see teekond päris otse ei ole. Ja väga sageli see teekond on midagi sellist. Algus on lihtne, uus asi, põnev, teen. Ja nagu Tõnu ütles, treeneri jaoks. Nagu lapsed, paljasti tehakse vanemate jaoks, sest vanematel on hea meel, ma tegin midagi. Natuke aega läheb mööda, ehk ütleme siis siia, et see on selline füüsiline, tehniline ja psühholoogiline ettevalmistus. Siin on natukene, siin on 100%. Läheb natuke aega mööda, siis tulevad eriharjutused. Kui ma mõtlen selle peale, et kui ma selle peale mõtlesin, mul tuli meelde oma alpinismi trenn ülikooli ajal, siis see arvestus, kui sa käisid kuskil erialalises trennis. Esimene aasta oli lihtne, käisid jooksmas, tegid natuke saalis võimlemist, suvel laagrisse, tulid tagasi, edasi jõudnute trenn. Hakkas pihta, kükid ühe jala peal. Igasugused asjad, kus pidid sõrmede peal tegema, pöidla peal pidid tegema. Ei saa aru, milleks laagris käidud, ma oskan ju. Spagaati õppisime tegema. Ja siis enne teisel kursusel, talvisel kooli vahel läksime mägedesse ja suusamatkale. Ja siis juhtus see, et Siberis on kombeks see, et jää on mitmekordne. Kukud läbi. Lähed suuskadega ja potsti. Vaja välja saada. Üks variant võtad suusad ära, ronid välja, aile tüütnu, raske seljakott, ronimist, siis saad aru, tõstad jala üles koos suusaga, sinna kuhugi serva peale, ja see ühe jala kükk tõstis sind üles. Vahva. Nüüd läheb edasi ja ma arvan, see murdekoht on kuskil siin, millest ma tahan rääkida, et nüüd saabub aeg, kus kohas mul on piisavalt palju oskusi ja tahaks juba tegija olla, medalit saada olümpia. Aga ebaõnnestumised on ja muud asjad on, ei tule välja. Ja nüüd tekib selline väga koht, mis mulle meeldis Tõnu jutus, et kui see pool on see, kus kohas teen treeneril asja, siis see on see pool, kus mul on treenerit vaja. Ja selleks, et sinna kasvada, on üks väga oluline koht, see ruudosa siin. Kus treener peaks olema positsioonis, et ma olen kohal, aga ma ei tea. Sest see on see koht, kus tuleb motivatsioonis endasse. Ja seda tean mina. Kõige paremini, kuidas tuleb minu motivatsioon. Ja selles joonise lõpuks ma kasutan venekeelset sõna. Nastajaši. Kui seda eesti keele tõlkida, siis see on praegu, päris, tõeline, ehe, aga kui vaatan vene keele, siis ta on nastajaši, 100% peal seisev. Ehk see on see, et sportlane teeb kõik ise ja on valmis siin. Et see teekond tuleb meil läbi käia, kui me tahame jõuda
tulemust. Ja see mujal ka spordis on hästi intensiivne. Aitäh, ma panen selle kõrvale ja räägin edasi. Hoopis siit poolt. Nii, ma vaatan, mis mul siin märkmed on. Ahaa. Ja selle joonis on kindlasti üks asi veel näha. Et neid muudatusi on hästi palju, eks. Ma hakkan uut harjutust tegema, muudatus. Lähen võistlustele, ei tule välja nii, nagu tahtsin, muudatus. Ja nüüd on see küsimus selles, kuidas meel kohaneb muudatustega, et see muutus oleks tema sees. Peame rääkima ka muudatuste juhtimisest, muudatuste haldamisest ja nii edasi. Kui füüsilise keha käid halvasti ümber, mis juhtub? Trauma tuleb. Kui käid vaimuga halvasti ringi, ühel juhul tekib tardumus, teisel juhul juhtub midagi muud. Et tõsised teemad. Ja selleks, et see asi nüüd kuhugi niimoodi kokku pakkida, siis räägiks lõpetuseks veel säilenõtkusest. Mis see on? Et säilenõtkust võiks vaadata niimoodi, et see on inimese meelevõime iga kord uuel viisil tajuda ja taasesitada enda sisemise ja välise maailma sündmusi. Et see ei ole see, et ma teen kogu aeg ühtemoodi näen maailma, vaid see kogu aeg muutub. Ja et ma olen valmis sellise viisil elama, sellise viisil sporti tegema. 240 starti. Ma usun, et need ei ole kunagi ühesugused olnud. Aga kipume olema inimestena teinekord, et ma tahan, et oleks ühesugused. Ja see tekib teatud liiki konflikt. Pigem 240 korda uut moodi olla valmis, uut moodi teha. Ja päris selle osa lõpuks siis kasutaks pliiatsit. Mul on abilist siia vaja, aga võtke igaks pliiatsi vaja ülesande. Illustreerimaks veel ühte mõtet, mida ma tahan jagada. Kas sina võid abimees mul olla? Sul on ka pliiats siin olemas. No võt. Tule hea, tõsta see pliiats ühe sõrmega üles. Ühe sõrmega. Kas on üks sõrm? Sul on sõrm ja peopesa. See ülesannet ikka üksinda ära ei lahenda. Ehk sportlan üksinda ei saa, treener üksinda ei saa, elus me üksinda ei saa. Meil on vähemalt vaja 2. Objektiivselt. Veel parem 3. Nüüd ma saan juba allkirja kirjutada, on. Aga veel parem kõike 5, siis ma saan sõrmega pliiatsi igasugused asju juba teha. Ja nüüd juhtub üks pisik asi, millele ma juhin tähelepanu, et 5 sõrme, 5 abilist. Kui nad on niimoodi, on hästi. Aga võib juhtuda, et hakkad eri suunas minema. Ei ole vaja. Et need abilised peaks kõik töötama ühe asja nimel, et oleks see hetk meele jaoks. Ja 2 mõtted ära siia lõppu veel. Et üks on Michelangelolt, ja kui tema käest küsiti, kuidas ta neid oivalisi skulptuure teeb, siis ta ütles, et ma vaatan seda marmortahukat ja eemaldan kõik liigse. Ja teine on Saint-Exupérylt, kes ütleb, et kõige tähtsam on nähtamatu ja nähtamatu saame näha ainult südamega. Ja lõpetuseks soovin teile kõigile jõudmist olukorda, kus aeg on teis, mitte teie ajas. See on veel üks viis, kuidas defineerida hetke. Aitäh teile!